Käib või? No tere. Mis sa teed ise alguse või? Las Kelly teeb intro. Kelly teeb intro. 3, 2, 1. Reija, Kaspar, Ragnar, Kelly. Mis see podcasti nimi oli? Sneakerpood või? Sneakerpood, jah. X. Täitsa pael. Täitsa pael. Kes teavad, need teavad. X. Hashtag. Seda ei tohi peale ette ka. Saan piibi panna. Tavai praegust siis. Raiskindlalt võitsib neid piipe panna. No. Sa võtad kõik need ketsitsid lahti või? Ma mõtlen lihtsalt, et oleks ees nagu. Aga... Mis nüüd saab? Poisid ja tüdrukud. No... Sisuliselt täna siis räägime sügis-talve ketsidest, just täpsemalt nendest, millega kannatab vähe nukrama ilmaga käia. Korreteks. Mis asi on korreteks? Rääkige. Väga hea küsimus. Ragnar tahab sellele vastata. Ilmastiku kindel materjal, mis hoiab koerad kuivana. Ilus. Koerad kuivana 2026. Alustame sellest, koerad, no. Mis meil endal jalas on praegu või? Kelle ei tea, mis tal jalas on. Kellel on potased. Mustad. Ma jäin isegi praegu mõtlema, mis mul jalas on. Vomero 5 peremees. Testisin. No teeme siis algust. Meil on meil on Air Max DN. Ja väga mugav potas. Ei ole mingit ilmastiku kindlat materjali siin küll kasutatud, aga praegu sügisel käib ka. Head veits kõrgemad. Eks siis jalad lombis ei ole, noh. No mina panin sellised ketsid järgi, mis on täiesti lombi mittekindlad ehk Nike Vomero 5. Aga noitsud hingavad väga hästi. Fiitsi jälle sinna laskuda ausuna. Kelli? Sina su noitsud hingavad. Ma tean, seal New York oli see. Ei ole mitte midagi kindlad, aga mugavad on. Ja Raku? Mul on Travis Scott Air Force. Raku saab kõige rohkem palka meist kohe, näe? Ei. On, jah? Kasutatuna asjan. Ma ei usu. Ma isegi ei ost. Ma asjan küll. Sul ei ole midagi kasutatud. Kuule, aga hakkam peale. Nii, Nike B6000. Eelmine kord käis ka meil vist siit podcastist läbi või? Võib-olla käis. Shout out mu mampsile. Mampsi lemmikets. Ütleb, et on kõige mugavam kets, mis üldse kunagi endale jalga on pannud. Näitan kämmi ka, kus see õige kämm on. Mul on ka üks paar B6000 ja minu arust need on palju mugavad kui näiteks need Vomerod. Ma eeldan, et see on siuke paela execution on ka natuke väike matka vibes. Talvina. Kas see on ilmastiku kindel? Mis variant see on? Millest on tehtud? Ma ei tea, kas see on... Ei, see ei ole midagi korret. See on winterized. Nagu... Tänk. Esiteks soul või välistald on siis nii-öelda natuke tekstuuri lisatud, et sa saaksid sellega lume sees kooserdada, eks ole. Sprintida. Mägedes ronida. No sellega ma sinna ei läheks, aga okei. Munamäel, jah. Keegi kukub katusest alla. Kummitab siin. No nii, siin oli väike tehniline viperdus nüüd meil diivani peal olevad inimesed jagavad pulka. Räägi edasi. Järgmine küsimus. Nii, sul jäi pooleli peale talda. Miks ta on winterized?
jah. Nad on... Te ka midagi teate või ma üksinda pean midagi siin jutu? Ei, nad on ju, tal on kilematerjal on ju peal, mida tavaliselt ei ole ju. Ta on ju tavaliselt mingi nailon materjal lihtsalt või suvaline riidetekstuur, aga nüüd on siuke kilekeseks, siis ta ei lase sul ikkagi vett ja mingid porisad läbi, aga ta ei ole veekindel. No jah, ta ei ole veekindel. Aga ta on nagu parem kui tavaline. Niiskuse kindel. No, ütleme nii, jah. Koerad on semikuivad. Ilmselgelt, kui sa padukaga õue lähed, siis sa saad märjaks, aga võib-olla mitte 5 minutiga, tähendab mitte 30 sekundiga, vaid mingi 5 minutiga. Võtame järgmise ketsi. Okei. Võtame veel need Nike'id. No täna meil nii palju ketsi ei ole ka, kui eelmises videos see oli liigul. Nii. No see kets küll Rakul on minu just, mitte sama värv, aga... Ei ole. Kust see info tuleb? Ai, Rassil on need. Kameramäel on. Jah, kameramäel on. Nii, Vomero Roam. Küll naiste selles mõttes värv naiste suurus. Ei ole ka otseselt Koretex ega midagi. Aga jällegi talve edition siis. No ma ütleks, et mingisugune Cordura stiilis pealne siin on, ehk siis ta on ka suht sama, ma arvan, et võib-olla see lisa kummiäär ka aitab kutsikad kuivana hoida. Ja mis on Cordura? Cordura on ka selline mitte kilelaadne, aga ütleme selline midagi tugevdatud tekstiil või mingi selline asi. Ta on nii-öelda rebenemiskindel või rebenemiskindlam. Okay, et see ei ole otseselt ilmastikuga nagu seotud. Ei, aga Cordura pigem hoiab nagu seda mingit, mitte nagu vihma eemal, aga ta on... Rebenemist, jah. Ei, rebenemist ka, aga mõtlen nagu, et just mõtlen nagu seda veekindluse osa seal. Ta ei ole nagu veekindel, aga ta on water repellent. On Cordura, ma ütleks. No see ei tundu, kui ma läheks praegu paduka kätte sellega. Ta ei olegi, jah. Jah. Kelly, mis sa arvad, see on naistele suunatud? Mul meeldib see variant, kus oli valgega. Tegelikult on küll nagu täitsa lahe. Ja ta annab veits nagu see nina, siuke matkakas natuke, minust tore. Mul meeldib see päriselus rohkem kui piltide peal. Minust piltide peal ta on teistmoodi veebipoes. IRL on lahe. No fire. Nice. Paneme aga uuesti rattad veerema, ja juhuu. Pärast pakime. Nüüd käis Cordura läbi 9060, aga peale on siis pandud Cordura materjal. Ilusad hallid värvid. Sobivad sügise teema ja kõikide asjadega kokku. Ja kui sa katsud, siis isegi see keel on täitsa nagu teistmoodi. Ei rebene. Ei rebene. Ma proovisin küll. Aga kas ta ka hülgab vett natukene? Me võime proovida. Ei kinnita, aga võite seda vett peale valada. Vaal pärast või? No proovi, jah. Vahet seal on. Aga vala sinna nagu Cordura osa peale ka. No siin on keskkonnangul. Vala sisse. Ja siis vaata, kas välja hakkab tulema. Ma on ära lihtsalt. Valmis või? No ütleme nii, et ta jääb nagu spot on näha nagu. Ühesõnaga vesi imandus sisse ehk kinnitab mu väidet. Aga ikkagi ta ei lähe nagu, ta ei imbu täiesti läbi. Kas seal mingid teised kihid vahel? Või see on ainult see? Teised kihid on siin vahel ka seespool, et oleks kutsikatel pehme. Räme palav on see talviõppega.
no Kelly, pane midagi head nüüd. Advanced Fabrics on Cordura juures kirjas. Aga see ei... Äkki on veekindel, samas natuke üldse ei ole väidata. No ma ütlesin, ma ei... Veekindlam. No, I guess. Aga ta on üldjuhul... Teeme kindlaks, Kaspar guugeldab. Is not inherently waterproof. It is highly water resistant. Mida, Rakku ütles sama asja või? Okei, näed, õpi midagi uut iga päev. Aga ma tahaks ikkagi aruta, Raks ikkagi jah, et mis sa sellest mudelist kui sellisest arvad? Ma ei saa aru sellest haibist. Kellil on ja Reiol on ka see mudel olemas. Eelmine kord käis mitu korda isegi läbi. Jätkuvalt meil on täiega palju erinevaid värvilahendusi e-poes. Kõik värvid reaalselt. Aga samas on üks asi, mida ma kindlalt tean nende kohta, on see, et nad on mugavad jalas. Nad on mugavad ja nagu naiste jalas nad näevad minu arust paremad välja ka kui meeste jalas, kui ma aust ütlen. Sest et mul endal on... Ja mul on päris suur jalanumber ja ma näen reast välja nagu kloun nendega natuke nagu, sest need on lihtsalt nii massiivsed. Aga muidu mulle nagu silueti poolest väga meeldib. Õnus. Ma mõtleks, et talla osa on massiivne, sest et ma arvasin, et see tald on nagu väljast poolt tundub massiivne, aga ta ei ole nii kõrge kannaga, kui tundub. Tegelikult su jalg istub nagu sügavame seal sees. Ja on küll väga mugav, jah. No nii. Ops. Veel või nii paned siis. Mis siit tuleb? Opa. No nii. Mis see nüüd täpne on? Fresh Foam Hierro Hiker. See on nüüd korjateks. Küll ilgelt väike suurus on meile ladu pannud, aga tegelikult on meil neid suuruseid. See ongi naiste oma siis rohkem. Meeste ja naiste omad mõlemad on. Jah. No rohkem ilmselgelt selline talve saapalik on ja korralik tald tundub olevat. See Fresh Foami tald üleüldiselt on ju päris pehme. Megagripp on siin all näiteks kirjas. See on küll kleeps, aga ilmselt siis toimib. Korreteks. Jah. Ma ei tea, päris siuke korralik. Panen jalga ja kõnnin üle sohu ja... No ma isegi ütleks ka, et see on suht siuke ikkagi juba nagu matkastiilis. Samas ta ei ole siuke, ma arvan, siuke kõva tallaga matka saabas. Vaid ongi selline sneaker versioon. Ja kõrgem muidugi. Ilmselt hea, kui sa tahad. Kui peaks tulema lumi maha see aasta. Kui peaks tulema, siis ilmselt väga mõnus. Märtsis äkki. Aprilli lõpp midagi kuskil seal niimoodi. Aga jah, see tald on tõesti väga-väga mugav Fresh Foam. Ta on kõrge ka. Saab lörtsist läbi siis, kui lund ei tule. Äkki tuleb. Reile saab korilondis mängida nendega. Ja lustakaid jalaksi mängida.Änklid on soojas peaaegu. Piisavalt kõrge. Eelistan Load. Low on meil ka sortimendis olemas. Aga kui peaks lumi tulema, siis on ilmselt võiks olla väga hitt toode. Ja tuusad on saapa kohta. Classic 6-inch timbi vastu ei saa, aga... Never ei saa. Cult Classic. Nii. Tõmbame siis Nike. Vana ja Dunk Low, aga nüüd korreteks versioon. Ma tean, et meil on tulemas, ma olen lihtsalt pilti näinud, et beežid ka, need beežid on tegelikult täitsa ilusad isegi.
kas need ei ole? ei, no normaalne selles mõttes nagu all black mis siin selles mõttes ei saa midagi siin valesti minna, praegult on ju see musta force'i fenomen ka ju selles mõttes käimas. Saad lihtsalt tanki kanda. Cortex, no tegelikult nüüd, kui sa katsud, siis sa saad aru ikka, et see on ikka täitsa veekindel. Ma võin seda vett ka siia peale valada, vaata, mis saab. Ma ei tea, kas see on näha mitte. Vähe palju läks vist. Aga nojah, ei no see hülgab ikka selles mõttes nagu korralikult. Jah. Oi. Sorry, Rasmus. Uitu, kui valget monsterit sinna peale valada, kus ta siis nagu imanduks. Ilmselt küll. Nad on vett ei taha, aga isegi keitsid on nagu nii tahavad valget monsterit. Ma ütleks, et see on suht lähedal sellele mustale Air Force'ile, mis on ka Cortex versioonis olemas, et ta on nagu top funktsionaalsus. Eriti Eestis tavalise sügis-talvise, eeltalvise ilmaga nagu. Sest et noh, okei, ta on veits madal, aga samas Cortex hoiab tegelikult seda nagu soojust enda sees. Kui sul on nagu, sa pead sooja jalas ja sisse ja jalutad sellega, siis see külm nagu nii lihtsalt ei tule sisse, sest et Cortex ju ei hinga otseselt. Ja on veekindel ka, ehk siis nagu ma eeldan, et on Cortex teeb kahte asja. Ma ei viitsi seda hingamise juttu enam kuulata. Cold moment. Ühesõnaga, ma ütleks, et see on võrdlemisi ilus. Ma isegi võib-olla nagu peaks kaaluma seda tanki. Tammsaare pargis on kindlalt hit see. See on nagu ultra Eesti sügise kets lihtsalt siis või? Jah. Aga... Kas sa kannaksid? Võib-olla jah. Kui nagu full padukat sajab, siis tegelikult on tore. Kohe ei tahaks ka nagu Saavaste peale minna oktoobris veel. Aga võib-olla peab. Oleneb, mis ilma tuleb. Millal seda saab peal ka lükkad? No... Kannad sa üldse saapaid või? Ja mul on Martensid ikka. Aga mul ongi see, et siin on... Kas see on sama paks talv kui tavaliselt tangil siis või? Või see on paksamaks tehtud? Sama. Sest et talvel on, ma eelistan nagu paksu tallaga ketse, sest et siis ongi see, et hoiab nagu külma ka eemal, kui sul on väike platvorm. Kui see on madalam, et nagu siis sa väidad, et jääb soojaks. No ma tahaks lihtsalt arvata puhtalt selle Cortexi tõttu. Me arvata võime igast asju. Jah. Noh, Tammsaare pargis teipel, 14-aastased chastidega kindlalt. Main one. Hevilt main one. Shout out main one. Sneaks ka. Heavy fit tegelikult. Rocku võiks panna need jalga ja siis paneks talle mingi labuubu vöö külge. Tammsaare parki tuusama. Jaa, laiema. VD ka. VD. Shout out Lautei. Äkki VD. Noored on neljast. Shout out piruka pettus, Nendega läheks küll pirukaid varastama. Kindlalt. Kõik pirukad varastaks ära nendega. Kuule, aga kõva, meil 4 ketsi veel. Läheb jälle üks New Balance, tundub, et meil ongi siin täna New Balance ja Nike. Okei. Ai, see on hea kets. See on nüüd see Fresh Foam, aga siis madal. Samamoodi Cortex. Jälle väike suurus küll, aga on meestele ka, on ju? Jah. Mehed, naised, mõlemad. Päris äge, välja. Matkakas jälle, megagripp, aga siin on Vibram, your connection to earth. Ilmselt siis see on selle talla tehnoloogia. Jah, tehnoloogia. Best for hiking, trail running, mountain biking, outdoor water sports. Aga tänapäeval kantakse neid igal pool, on ju. Mulle, tegelikult ikkagi, mulle meeldib see rohkem kindlalt kui see kõrge. No palju sul üldse on kõrgeid ketse peale Air Jordan 1? 6-inch Tims. Ei, mul Timse pole, aga mul on kõrged forsid. Kui tihti sa kannad neid kõrgeid forsi? Mis kõrged forsid? Need sellest pruun, nagu viiti selle värviga. No see on suht top. Olen. Eelmine talv kantsin. Ja siis mul on Adi Terexi saapad. Terexi.
no aga Adidarex on juba nagu ikkagi, ütleme, Saabas. ta on ikka saabas. Jah. See on ikkagi nagu, ütleme, kets. Ei, no see on siuke full sügis, noh. Jah, see on siuke full sügis. Ilmselt, kui Mida sul on palju surud, ma ei saa kõndimist. aru praegu. Mida? Ma ei saa ka aru nagu lambist mingi. Palju sul endal kõrge kets? Jah. Jah. Ma arvan, nendega on väga-väga mõnus sügisel ringi paarutada. Eriti kui palju vaja kõndida on. Ma arvan, see on väga nice. no see on väga kets ikkagi veel, ta ei lähe üldse minu meelest saab. Me nagu... Me just selle panimegi paika, et ta üldse saabas. Et nagu Gore-Tex ikkagi. Aga see ei tundu, et mul nagu pealt on pehme. Jah. Aitäh. Ma ei... Tammsaare need roadmanid tahavad, noh, saad aru. Panevad selle jope. Selle jope ja need ja siis Kas sul on täiega see Tammsaare FOMO või? Jaa, muidugi. Me oleme liiga angid selle. Me oleme chopped ja me oleme ank. Muidu me oleks ka seal. Jah, aga jällegi. Ma võitleks normaalselt nende kuradi labubude pärast seal. Main one'ide labubude. Jah, shout out labubud, shout out Jokic. Aga see on nice, jah. Nendega saab... Tõmbad endal ligi või? Kaupsi turvadest saad... Sa oled, ma arvan, kiirelt paremini ära joosta, kui sa oled tüdrukupetlust teinud. Või siin Viimsi bussi peale. A1 või mis iganes see on. Nüüd on see lihtsalt üks. Nüüd on see lihtsalt üks. Nüüd on lihtsalt üks. Shout out nii, jälle NB. Sama kets, aga lihtsalt teist värvi. See on nüüd meeste suurus. Ütleme kämmi ka. Päris ilus. Annab veits värvi juurde, kui lihtsalt üleni mustad. Meil enamus kõik tooted, mis me täna näidanud oleme, on triple blackid. No põhjusega. No, aga see on, aga selles suhtes nice, et kui sul enamasti on talvejope mingi must, sul on mingi mustad teksad, siis ilmastikukindlad ja väikse mingi teise colorway'ga ketsid, ma arvan, on väga hea fit. Mulle see ei meeldi. Mulle meeldi see B6000, sellel oli nagu tegelikult täitsa pull need rahekad triibud. See on liiga hele sügise jaoks. Liiga hele sügise jaoks. Aga sügisel on ju lehed värvilised. Kuldsed, jah. See on fire. Jälle megagripp. Megagripp. Sellega saab mööd seinu üles ostadest. Certified. Ei no niimoodi. Ütle see, mis selle mudeli nimi on? Hierro! Tyler Hierro! Super. Taga. Ei ole mulle seda R-tähta antud, no pole olla. Nii, 2 paari New Balance ja siis ongi episood läbi. No vana hea, 1.9.06 versioon. Ma nüüd võid ise öelda, sest ma ei oska. Mõnus. Sahiseb, mis ma saame ikka. ESMR, jah. Väike leistlokk. Ei pea kartma, et su paelad märjaks saavad. Ilus jälle, triple black. Vana hea. Saab nii veebist, kui olen näinud neid ka meie füüsilistes poodides koha peal. Ei, no see on top minu jaoks. See mudel on just nii nice. Ja see lacelock ka mulle väga meeldib, see execution. Ma ei ole küll kõige hullem triple black kitsi kandi, aga meil on neid valge pealsega ka, mis on väga nice kombinatsioon. Seega põhimõtteliselt saad valida, kas meeldib vähe heledam. Muidugi need valged ilmselt lähevad kiiresti poriseks, aga mulle tundub, et seda saab pigem kergemalt puhastada ka, nii et
ma arvan, et sellest saab küll väike sügise kingakapi staple. Mis see N-Lock siin logo sees tähendab? See ongi nagu nii-öelda see paltasüsteem siis nii-öelda, et sa... See on nagu et sa saad... Jah, nagu, et see on nende nagu tehnoloogia. Siit ka kinni. No. Ma arvan, need on minu tänased lemmikud ka. Ilus. Kas sul on mõni paar ka 1.9.0 kuutusid? Ei ole. Sinu võimalus. On küll, jah. Enne kui otsa saavad. Kas meil on meeste ja naiste või kas see on unisex või mis? See on unisex mudel. On ka väga tuusad. Jah, nendega pole koerad. Märg nagu spa. Shoutout Lotte. Märg nagu spa. Kui see annab mulle... Ma olen minema. Ei... Need ei saanud jälle. No võt, see on see. No me oleme diff ka nagu. No me oleme täiesti nagu... Me oleme day one diff. Same animal, different beast. Just. 2 meetri gorilla. Ma olen ise loom. Ei, küll ei teadis. No pigem teadis. No. Nii, viimane kets. Enne kui saab tagasi tööle minna. M1000. Värvid. Ma arvan, et kõige ägedamad, mis meil, minu hinnangul vähemalt, mis täna sellest rotatsioonist siit välja on tulnud. Natuke sükest hallikat beeži, natuke rohelist, natuke musta. Cordura. Materjalid siis. Olen ühe korra neid jalgaproovid, mitte seda sama värvi, aga minu arust väga mugav kets. Räigelt futuneb välja muidugi. Veits raske võib-olla nendega mingit outfiti kokku panna, aga ma ei tea, minule muidu see M1000 nagu istub. Mulle meeldib, et see materjalide valik on suht nagu korralik premium feels. Mul on see mudel ka nagu, ma ei näe seda enda jalas, sest ta on veits nagu liiga futu. Samas midagi selles military vibes värvi kombinatsioonis on. Ja noh, materjalide mõttes jällegi ongi nagu Cordura on sügiseks väga-väga hea ilmselt. Solid. Minu mõttes on väga maskuliinne veits siuke military liiga. Mulle ei meeldi. Just tahtsin öelda. It's giving rindel. It's giving kaevikus. It's giving kaitsevägi. It's giving keep the troops comfy. Noh. Aga värvid on ilusad tegelikult ju. No ongi, ma ütlesin sulle, et see kaevikus nendega toimetada läheb mingi okas, mingi kivi katki läheb, Cordura vaata, Ma ei tea. Crazy. Ja need teised mudel, mis meil on, need ei ole Cordura, need on lihtsalt nagu... M1000 või? Jah, need on ju veel tavalised. Seal ei ole vist ka mingid Cortex versiooni, see ongi... Aga jah, that being said, see mudel nagu... See mulle üldse ei peli, isiklik arvamus. Nagu, saan aru, miks osadel pelib, aga... Kas see on sinu arvates parem kui 9060? Ei. Ei või? Ma ütleks, et need on veits paremad kuju poolest kui 9060. Ei, mulle nagu... Ma ei saa nõustuda. Mul ei ole 9060 kuju vastu otseselt midagi, aga ma ei saa lihtsalt aru, miks see nagu nii hitt on. Aga see on lihtsalt... mis siin toimub, ma ei saa, see on täiesti arusaamatu minu jaoks. Just see koht siin, siit, see on nagu sisekülg. Aga ta on nagu väliskülg. Sa saadki mõlema pidi ketsi kanda. Ma saan aru, see pole vahet, kumba jalga sa paned, vaata, selles mõttes on hea nagu sokkidega. Ja, aga vaata, kui sa missioonil oled, on ju, siis sa oled nagu ainult jalg on näha, siis ta ei saagi aru, kas sa oled, kumba pidi sa oled. Selles mõttes nagu jälle innovatsioon on ju. No pääts mõtleb kaasa. Ei, no muidugi mõtleb. Aga siia mingi väike gripipoiss ka alla, rohkem mingid ogad. Lihtsalt see kanna osa on täiesti sile ju. Jaa. Päris huvitav. See ongi nagu selle esimese otsaga sa tronnid ja kandadega libised alla. Jah, niimoodi. Nagu hiilised. Jah.
sul on suurem kontaktpind, kui sa nagu näed mingit seda ma seda lingot ei tea, aga oppi näed. Aps. Läheb lappa. Vastast. Pahalast näed. Aps. Tule, kui oleksid korjatiks hiilised, kannaksid või? Kindlasti. Ma tõmbuks salaplasse nendega mööda kuskil. Ma käiks MyFitis nendega, ma arvan. Paks trenažeri peal. Saad samme häkkida lihtsalt. Ja võiks koridorist vaibad ära võtta, siis saaks kööki nagu käia tagasi nendega. Hiilistega? Rullida. No need ei saa ka enam vist mitte kuskilt või? Või no kuskilt mingi eBayselt on? Kohe guugeldame. Vaatame, kas kuskilt saab hiilised nüüd osta. The original shoes with heels. Ütle uuesti. The original shoes with heels. Wheels. Martin Jaago, kui sa seda kuulad. Meie ostuinimene. Do something. Oota. Ed Hardy X Heelis. Joo. Tiger print või? Ed Hardy Pro 20. 70 eurint või? $70. Ja neid on kõrgeid ka. Ankle support. Need on lastele ju. Ei ole ju, vaata. Siin on 10 M, 11 M, 12 M, 13 M. Selling fast ka, kuule, me jäime hiljaks, me ei saagi. Ühesõnaga hiiliseid saab tegelikult tellida. Äkki me peaks tegema hiilise episoodi? No ma tahaks siukseid. Need oleks kanged. Äätu kohta. Oota, palju maksavad need? Oleneb. Kas 65 või 70? Okay. Miks need Eestist ära läksid? Nagu? Kust saaks? Hiilise pood oli ju täitsa kunagi Solarises ju. Mäletate seal all ju? Liftidega, kus need eskalaat... See oli Exit Sport ju? Ei, Extreme Sport oli seal ühe külje peal, kus need mingid kohvikud nüüd on, aga selle eskalaatorite ees oli hiilise pood. Seal nurgas ja kunagi alla. Seal on mingi G või mis seal nüüd on, või mingi lukupood. Võib-olla ma pole nii ammu käinud, ma ei tea enam, aga... Reaalselt see oli full esinduspood isegi. Ja hiilise pood oli. Jumala kindlalt. Jaago. Maui. Mis sa teed nüüd? Lõppu teeme mingi segmendi, kus me hakkame freestylima ka või? Võiks küll. Pidime jopedest ka rääkima. Joped ka. Mul on jope, ülihea soe. Mul on jope, ülihea soe. Mul on jope. Siin on see silt vahel. Silt on vahel, see tegelikult töötab. Seda. Siin ma ei saa. Aga hea soe on päris palapanistada. Muidu on räigelt ja jope, mis kelli ei oska kasutada seda. Vaata, siin on see vahel. Ma tõmbasin sildis ja vahele. Nii, liigub. Ei liigu. Vahet ei ole. Hea soe on. Ja mul on ka jope, jah. Jinka Ilori. See on väga hea objejope. Objekas. Objekas, jah. No rakastusmeeni või mis see oli see? Sealt tõmbad mõõdulinta. Räägime mingi poliitikast ka või? Minge valima. Jah, minge valige. Just, et see video saab kindlalt valmis enne reedet. Challenge accepted. Või pühapäeva, sorry. Saab, Rass on valmis juba põhimõtteliselt. Rass on vahepeal editis juba. On? Ja. Toi, sorry. Need on need uued AI kaamerad, mis ise kohe... Aga mulle tundub, et tal on veits liiga lihtne praegu, ta peab lihtsalt paar kohta ära kattima, et äkki paneks talle mingid piikse ka sinna sisse. Toi. Mine Laur on Sa pead need ära
piipima. Päädi. Ei, tegelikult me lihtsalt terve see aeg, kui me nii-öelda need piiksud on, siis tegelikult me ütlesime mingi Hashtag need pead ka ära piipima, sest neile ei anna aga jah, need on siis Baltikumi kõige ägedama ketsipoe sügisene valik. Ma vähemalt üritasin ka Täna meil oli külas Kelly. Nad isegi ei tea, mille Kelly Aplaus Kelly. Kelly ütles lihtsalt iga asja kohta, see on tore. Vaata, Kelly ütle siis korra veel Eesti rahva meheks tegeled üldse, kes sa oled? Ma olen poolsi turundusdisainer. On mul kirjas niimoodi. On või? Jah. Mida sa turundad ja disainid? Ma teen kogu turundusdisaini. Shapes and Colors, Reijo ütleb mulle alati, Shapes and Colors, see on minu teema. Mulle kõik ütlete teema. Sa oled väga andekas. Aitäh teile. Miks sa täietad teda? Ma olen viisakas ka lisaks sellele, et ma olen andekas. Respekt mu vastu. Saab. Me peaks järgmine kord mingi külalise kutsuma. Mitte, et Kelly ei oleks, aga nagu... Pange mingi sõnum, kas te tahate, et Kelly jätkaks või mitte? Või võtame mingi teise külalise? Või äkki üldse te ei taha, et me teeks või äkki me lihtsalt ei tee enam. Ei tee enam, see on ka võimalus. Aitäh, et kuulasid meie oivalist podcasti, kus me räägime, kui ägedad ketse me müüme ja mida kõike kandma peaks see sügis. Võta üle. Aitäh, et te kuulasite meie üliägedat podcasti, kus me rääksime ketsidest, mida see sügis võiks kanda. Tõime välja 4 opet, mis meil on seljas ja tegime natuke ASMR. Mulle ei jäänud meelde salgus. Aitäh, et kuulasite meie podcasti. Sügisene teema oli oped ja tossud ja saapapoolsed tossud. Järgakord on saapad siis. Näiteks. Juhu. Sul on oma mikker. Locked in see sügis ja me oleme Chopped and Unk. Räägi enda eest. Me Kelly. oleme. Pushing 30. Ei ole. Davai, thanks. Davai, 3-4. Tšau.